Algus oli veel kauem aega tagasi. Siis, kui ei kasvanud siin ükski mets. Ja kui nii edasi läheb, ei kasva ka siin enam ükski mets. Mul on au kutsuda laulma selle Eesti metsa abiks toimuma meeleavarduse. Tõnis Mägi ja Jaak Johanson. Sõbrad, ega vist ei ole mõtet üldse väga pikalt hakata rääkima, on räägitud ja on räägitud ja räägitud. 74. aastal möödunud sajandil kirjutas Leelo Tungal ühe imelise teksti, mille viisistas Andres Valkoni. Võib-olla nooremale põlvkonnale see lugu on täitsa tundmatu, aga me teeme ühe väikese lõike sellest loost, sest sõnum on täpselt selline, lausa prohvetlik. See lugu on selline. Kuhu mõtled põgeneda hallist linnast? Kuhu mõtled pühapuid veel tooma minna? Kus veel muutub suhkruks vahtrama sinu suu? Kes küll teab, mis ojas käivad joomas hirved, kes veel kuuleb linde, kui on laulmas kirved, kuuled langeb laaste sinu endagi kuust. Las jääda ükski mets lindude jaoks alles, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles. Las jääda ükski mets lindude jaoks alles, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles. Las jääda ükski mets lindude jaoks alles, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll maailma kõikide asjade kohta me kunagi midagi öelda ei saa. Just nimelt, kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll midagi maailma asjade kohta või siis maailma asjade kohta me kunagi midagi enam öelda ei saa. See on tõsi. Veel üks lugu. Ei paiku kaugeid Leedu väiksel sünnimaa, vaid aeg seab laed, kus jäi see maa, kus mind ootas ees tuttav tallimees ja küsis muel käest, kas sadu või saa. Aur tõusis hobusuu ja sama sopsu lõi. Siis saani tekil all sai suveks talv. Lõhnas ei krudises lund, kui üle välja liugles me saa.
päruks kiskunud sõid, ei seda ohjes pea. Nüüd enam miski vägi ei halvegi ja võõras linnas leidsin end hoogu otsas vend ja läinud saan ei tagasi saa. Kus jäi see maa? Kus jäi see maa? Kus jäi see maa? Lugupeetavad, mul pealegi ei ole hääl, aga tahaksin öelda seda, et me tegelikult nagu loodame, et selles mõttes laulmise aeg ei ole veel päris käes, et saab ikka veel üht-teist teha. Ja et me laulame selleks, et tõmmata tähelepanu, et Eestis on kõik inimesed on tegelikult 2 käigu kaugusel. Et sul on võimalik väga kiiresti jõuda inimesteni, kes teavad asjadest, kes otsustavad asju, kes määravad asju. Et seda me peaksimegi tegema ja seda peate teie tegema, kes te olete palju nooremad. Ja et mõte on selles, et me väljendaksime oma seisukohti, sest ma ikkagi ei tahaks uskuda, et siin majas ja mõnedes teistes majades, kuhu on valitud inimesed, määratud inimesed, et seal on inimesi, kellel on südametunnistus ja kellel on selge mõtlemine veel olemas. Ja et nad kuidagi kaotavad oma töökoha, kui nad teevad mingeid otsuseid. Et nad vähemalt teavad mille pärast ja et nad ei jää üksi sellega. Ja et selles mõttes praegu on ikkagi ka veel rääkimisaeg, kuigi täna ma saan aru, et lauldakse väga palju. Ja kuna meie Tõnisega mõlemad peame minema kontserte tegema ja mina viin sõnumi Liivimaale täna õhtul, olen Tartus oma sünnilinnas, oma sünnipäeval muudes. Ja kui on sünnipäev muidu. Ma sündisin muudes Toomemäel, Toome-Hiies, Ingli ja Kuradesilla vahel, eks ole, kus ikkagi on koht. Ja siis, et ma laulaks ette teile ja siis tulevad sõnavõtud selle regilaulu, mille sõnad ma saatsin ka, et kui te tahate tee peal laulda, et siis ma ühe variandi laulan ette ja siis teil jääb viis meelde, kuid alati võib oma viisi peal ka laulda. Ja see oleks nagu see laul, et puud olid hellad velled, puud olid hellad velled, puud olid täis kõik putukiida, puud olid täis kõik putukiida, oksad täis kõik oraviida, oksad täis kõik oraviida, latvada laulu lindu siida, latvada laulu lindu siida, jõgi aga jooksis juure alta, jõgi aga jooksis juure alta, kaalad kuldased jõessa, kaalad kuldased jõessa, ütlen aga uuest ümber jälle, ütlen uuest ümber jälle, puud olid hellad velle, puud olid hellad velle, no meitest aga vennikene, meitest aga vennikene, no meitest aga saab nüüd meestel lüüa, meitest aga saab nüüd meestel lüüa, meil on õõlad õunapuista, õõlad õunapuista, seljakondid siirel puista, seljakondid siirel puista, jalad aga all meil jalad kaista, jalad aga all meil jalad kaista, varbad otsas viire puista, varbad otsas viire puista, puud olid hellad velle, puud olid hellad velle, nüüd saab meil siis meestest lüüa, nüüd saab meil siis meestest lüüa, rauda kämmaldel rabada, rauda kämmaldel rabada, Tiina Ruusikail taguda, Tiina Ruusikail taguda.
ja laulate edasi. Et see nii ei läheks. Jõudu! Hei hoo, tere! Väga tore teid siin kõiki näha täna. See on täna väga eriline päev, sest täpselt aasta aega tagasi me kogunesime siin esimest korda. Paljusid teie hulgast ma nägin siis esimest korda ja peale seda me oleme aasta jooksul sõdunenud, sest me oleme ajanud üheskoos ühte asja. Sellist sõbralikku koostööprojekti, mille nimi on Eesti Metsa Abiks. Ja kui ma olen siin viimased nädalad mõelnud selle peale, et kuidas see metsasõda tegelikult alguse sai, miks me aasta eest siia niimoodi kogunesime ja siis jäimegi kokku käima. See ei ole ju tegelikult mingisugune hullude jolu, kes arvavad, et metsi ei tohiks üldse raiuda, et metsade majandamine tuleks lõpetada. Tegelikult, kui vaadata ajalugu, mida mina ajakirjanikuna olen väga palju teinud, vaadanud meie viimase 20 aasta ajalugu, siis reaalsus on olnud see, et looduskaitsjad on teinud aasta-aastalt järeleandmisi oma kaitsealades, oma vajakutes, kogu aeg lagede ja lankide pindalad suurenevad, raievanuseid alandatakse, raiemahud suurenevad ja looduskaitsjad teevad muudkui teevad järeleandmisi, kuni lõpuks siis eelmine aasta oli see üks õlekõõres Riiast. Olid kaitsealad, oli lubatud, et tulevad, hüpati alt ära ja siis me siin kogunesime ja me saime need kaitsealad. Me saime need, sest tuli ema. Ja mis selgus? 20% nendest laane- ja salumetsadest olid juba lagedaks raiutud. See ilmestab väga hästi praegust olukorda. Meie metsi ei majandata tasakaalustatult. Metsade majandamine on normaalne, aga seda peab tegema mõistlikult, sest muidu metsad jäävad vaeseks. Ja paljud loodusmehed räägivadki viimasel ajal, et Fred Jüssi on sellest rääkinud, et metsad on väga vaeseks jäänud. Ilveseid jääb aina vähemaks, hunte jääb vähemaks. Lendorav, kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, oli meil lendoravat veel 5 asulkonnas üle kogu Eesti. Praegu on ainult 1. Ja kui vaadata seda ühte paika Lõuna-Eestis, kus neid lendoravaid veel on ortofotodel, siis on näha, et ka seal üks koi näksib, nagu ortofotode pealt kogu Eesti paistab, nagu üks koi näksiks. Kui mulle paar päeva tagasi üks tuttav Erametsaliidust saatis kirja, mis ringleb Erametsaliidu sees, et ka nemad valmistuvad meeleavalduseks. Et nad ei jää seekord kõrvalseisjaks, vaid teevad meile vastu kampaaniat. Ja mulle saadeti kirjavahetus, kus üks Erametsaliidu liige oli küsinud, et miks ja et kas Erametsaliit siis ei osalegi sellel üritusel Eesti Metsa Abiks. Ja selle peale vastati kuidagi niimoodi, et meil ei ole nendega millestki rääkida, nad on meie vastased. Ja see tegi mind väga murelikuks. Ja ma mõtlesingi, et mida ma tahan kindlasti, mida me kõik peaksime täna rõhutama, on see, et me ajame siin kõik ühist asja. Me ei taha ju kellegagi sõdida, kui praegusel hetkel on metsameestel probleem, et on suur kriis, saeveskid ei saa tooret, sellepärast et harvesteid ei saa metsa minna, sest et kliima on soojenenud ja maa on nii tüma, siis me ei saa ju süüdistada mitte kliimat või ilma. Me peame mõtlema, et miks on siia riiki lastud nii palju harvestere ja praegugi lastakse.
ei ole mingisuguseid raskuspiiranguid, aga iga harvester tähendab masinat, mis peab töötama ja mis hakkab seadma tingimusi näiteks sellele, et raierahu ei saa pidada, sest on liisil. Aga selline metsamajandus ei lähtu mitte metsast, vaid mingisugusest mõttest, rahast. Aga see raha, see on nii ajutine. See mets, mis meid välja viiakse, see on aeg. 10 või 100 aastad. Ja see on kooslus, see on loomade elupaigad. Ja muidugi on meil vaja kütta ahjusid ja teha mööblit ja isegi paberit. See ei ole mingi probleem. Me peame tegema seda lihtsalt mõistlikult ja tasakaalukalt. Ja selle kõige valguses, selle positiivse sõnumi ja lootuse valguses me tahamegi täna üle anda. Tule, Sirje. Ja, siia. Tahame üle anda sellise kingituse, mida me oleme oma siseaktiivis päris pikalt ette valmistanud ja mõelnud, et kellele me selle kingituse just anname ja milline see kingitus peaks olema ja kuidas see kingitus kannaks kõige paremaid vilju. Ja lõpuks me otsustasime, et me ei hakkagi andma seda kingitust ühelegi konkreetsele isikule, vaid me anname selle kogu Keskkonnaministeeriumile. Ja selle nimi on aasta lootuse auhind 2018. Ja see on, nagu te näete, selline väga ilus pesakast, aga see ei ole siis mõeldud mitte metsa panemiseks, vaid see on mõeldud siia Keskkonnaministeeriumisse, siseruumidesse üles liputamiseks. Ja täna me siin oma laulude ja heade soovidega saadamegi rahva poolt ühe sihukese lootuse linnu sinna pesakasti sisse, et kõik Keskkonnaministeeriumi ametnikud tulevikus tunneksid, kuidas rahva lootus tõesti päriselt on nendega. Me ei taha kedagi karistada, me ei pea nõiajahti, me ei otsi süüdlasi, me otsime lahendust. Me tahame ilusat, julget, turvalist tulevikku oma lastele. Ja ma kutsuksingi Keskkonnaministeeriumist Marku Raud, Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler, kellega me ajakirjanduslikult juba aastaid oleme suhelnud. Aga ma siis annan sulle ka mikrofoni, et seda kütta. Tervist kõigile, aitäh! Võib-olla küll ei usu, aga et Keskkonnaministeeriumi poolt kõigepealt sooviks esiteks palju õnne organisatsioonile esimene sünnipäeva aasta ikkagi, et me oleme selle aasta jooksul paljude tegemistele kaasa elanud. Tegelikult tänan selle eest, et olete aidanud keskkonnaküsimusi rahvale lähemale viia. Et paljuski need sõnumid, mis on siia plakatitele kirjutatud, on ju tegelikult samad sõnumid, mida Keskkonnaministeerium endast kannab ja samamoodi kogu ühiskonnale püüab edasi anda. Selles mõttes suur tänu. Olete aasta võrra varemad, loodetavasti läheb meie koostöö järjest sisukamaks. Selles mõttes olete alati oodatud meie ustest ka sissepoole. Meil on ruumi toas, saame soojas olla ja koos tegelikult neid häid mõtteid siis ka edasi kanda. Ja kingituse eest ka kahtlemata suur tänu, et head mõtted saavad olema meie ministeeriumi majas hästi kaitstud igal juhul ja leiame sellele auhinnale sobiva koha. Aitäh! Suur tänu, Marku, ja ma rõhutaksingi, et see ongi tõesti tulevikku vaatav kingitus, kuna nüüd algab uus aasta ja me hakkame lõpuks paika panema järgmise 10. arengukava. Siis ma kohe ütleksin siit ema poolt, Marku, et siin kõik kuulevad, et nii palju, kui meie oleme suhelnud rahva, külaseltside ja inimeste, erinevate huvigruppidega, siis meie organisatsiooni kindel seisukoht on, et järgmise 10. arengukava peaks tulema kompenseeriv arengukava.
mis kompenseeriks siis selle kümnendi liiga intensiivselt ilmselgelt praegu me näeme. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, ei taha kedagi karistada, aga rahva soov on kompenseerivale säästlikule arengukavale järgmiseks aastaks. No nii, aga me oleme oma lootuse nüüd edasi andnud ja nüüd meil on ju aeg minna siit põhilisse sündmuspaika, Riigikogu ette. Head sõbrad, me hakkame liikuma mäe otsa. Oota, enne teeme laulu. Sa teed laulu veel või? Lauluga lähme. Teeme nii, et laulame ühe laulu siin koha peal. No nii. Ja siis sätime ennast ronkeniks. Kas te kuulete? Lähme hellad, käime kullad. Lähme hellad, käime kullad. Lähme hellad, hiisi mööda. Lähme hellad, hiisi mööda. Käime kullad kuusi mööda. Käime kullad kuusi mööda. Salaja mööda saaluda. Salaja mööda saaluda. Lähme seda teeda mööda. Seda teeda mööda, käime seda rada mööda. Käime seda rada mööda, kus olid enne orjad käinud. Kus olid enne orjad käinud, orjad käinud, härjad läinud. Orjad käinud, härjad läinud, tulksid läinud uhkeida. Tulksid läinud uhkeida, riitsid läinud rikkaida. Riitsid läinud rikkaida, einet teinud teiluda. Einet teinud teiluda, teiluda maamõnuda. Teiluda maamõnuda. Laia laulusida. Laia välja laulusida. Metsa kõrgel puul kõmada. Metsa kõrgel puul kõmada. Lähme seda teeda mööda. Lähme seda teeda mööda. Seda teeda tippulista. Seda teeda tippulista. Maa taga maksab arvalista. Maa taga maksab arvalista. Meie teeme teiluda. Meie teeme teiluda. Teiluda maamõnuda. Teiluda maamõnuda. Laial väljal laulusida. Laial väljal laulusida. Metsa kõrgel puul kõmada. Metsa kõrgel puul kõmada. Et see maa ei mataks meida. Et see maa ei mataks meida. Väli laia laidaks meida. Väli laia laidaks meida. Metsa kõrged puud kõneleksid. Metsa kõrged
et laulvad inimesed, vähemalt kõik, aga vähemalt need, kes tunnevad, nad on tugevasti, tahavad täna laulda, et need asetuksid rongkäigu etteotsa ja trummidega tegelased, kes meil siin on sõbrad, asetuksid nagu siin sellesse saba otsa ja keskpaigas oleksid siis kõik sellised kaasakõlavad inimesed. nii et eesotsa asub siis sealpool, tagumine ots sealpool. Lähme teele. Teele, sõbrakesed. Üles mäele õigust nõudma. Küsige mets tagasi. Mets, kus sa oled? Metsae. Mets on.